President Trump tühistas laupäeval Ameerika delegatsiooni reisi Islamabadi, kus pidid toimuma kõnelused Iraaniga. Ja kodumaal avaldusid pinged teistsugusel moel, kui relvastatud mees põhjustas turvahäire, paisates Valge Maja korrespondentide õhtusöögi kaosesse. Trump lisas hiljem, et see ei takista mind sõda Iraanis võitmast. Kõik see ja palju muud tänases Jerusalem Initiative'i saates. Tere tulemast tagasi Jerusalem Initiative'i saatele JNS TV's. Josh Hasten siin koos Alex Draymaniga toob teieni värskeid uudiseid, võimalik atentaadi katse president Donald Trumpi vastu. Tulistamine toimus Valge Maja korrespondentide õhtusöögil Washingtonis laupäeva õhtul. 31-aastane kahtlusalune on vahistatud. Cole Thomas Allen, väidetavalt õpetaja Kaliforniast. Peaminister Netanyahu vastas X-is. Saara ja mina olime šokeeritud president Trumpi atentaadikatse pärast eile õhtul. Alex, meil ei ole praegu kõiki üksikasju. Iisraeli riigi peaminister ütles, et kahtlust pole. See oli atentaadikatse, mille sihtmärgiks oli president Trump. Tundub, et see tõesti oligi atentaadikatse. President Trump viidi kiiresti Washingtoni Hiltoni hotellist välja. See on sama koht, kus president Reagan sai 1981 aasta atentaadikatses kuulihaava. Ta läks tagasi Valgesse Majja. Sürreaalsed stseenid. Sa nägid Ameerika Ühendriikide presidenti ja teisi tema administratsiooni liikmeid, sealhulgas Kash Patelit ja teisi. Sa oled Valge Maja pressikonverentsil pressiruumi, kus ajakirjanikud olid kohal frakkides ja õhtukleitides. President rääkis sellest, kuidas ta viidi kiiresti minema ja et ta loodab veel kord sellel korrespondentide õhtusöögil osaleda. Tead, see on see õhtusöök, kus tavaliselt president teisi pilab. Meedia pole juba paar aastat käinud, aga ilmselt tema oli kohal. Ta valmistus meediat narritama, mis minu arvates on ka õigustatud, kuna meedia üritab teda pidevalt oma lehekülgedel mustata. Ja nii ta kavatseski narritada. Ta ütles, et tõenäoliselt järgmisel korral, kui nad seda teevad, on ta ilmselt natuke lahkem, kui ta seekord oleks olnud. Ja ta rõhutas ka, et just sellepärast peab Valgel Majal olema pallisaal, sest selliseid kohti ei saa Ameerika Ühendriikide presidendi jaoks turvata. Ma mõtlen Iisraeli riigi peaministrile, olen temaga palju kordi reisinud. Turvameetmete ja logistika hulk, mis kaasneb iga kord, kui peaminister liigub ühest kohast teise, on tohutu. Ma mõtlen, kuidas peaminister või Ameerika Ühendriikide president tuuakse nende hotellide tagaruumide kaudu sisse, sest nad ei saa minna läbi peaukse. Nad sõidavad alati kuulikindlates sõidukites. Nad ei saa isegi autost väljuda ilma, et sõidukite ümber oleksid telgid, et snaiper ei saaks puhast lasku teha ega teaks, kus peaminister või Ameerika Ühendriikide president asub. Tegelikult on see kohutav elu, ma ütleksin, olla president või Iisraeli riigi peaminister, arvestades turvameetmete hulka. Inimene ei saa isegi poodi minna ja piima osta. Nad peavad elama täieliku kaitse ja turvalisuse tingimustes. Sest kogu aeg on selliseid hullumeelseid inimesi, kes üritavad aina rohkem ja rohkem selliseid tegusid toime panna. Nii et nagu me näeme, muutuvad ühiskonnad aina vihasemaks ja vihasemaks. See on omamoodi meedia poolt õhutatud, aga seda õhutavad ka vägivaldsed videomängud. Seda õhutavad ka depressiooni ja ärevusvastased ravimid. Kindlasti sotsiaalmeedia, samuti see, kuidas inimesed üksteisega suhtlevad ja ühiskonnas puudub emotsionaalne intelligentsus ning relvade kättesaadavus. Ma mõtlen, et inimestel, eriti Ameerika Ühendriikides, on palju rohkem ligipääsu ründerelvadele kui näiteks Iisraelis. Seal pole tegelikult eriti ligipääsu. Nii et tead, väga kahetsusväärne. Nagu sa enne saadet mainisid, tundub, et Trumpil on nagu 9 elu. Ta ütles, et teda rünnatakse sellepärast, et ta on tõhus ja saab nii palju asju tehtud. Nii et tead, õnneks on Trumpiga kõik korras. Me palvetame tema edu eest siin Iisraelis. Olen kindel, et rohkem inimesi palvetab Trumpi tervise ja edu eest Iisraelis kui tõenäoliselt üheski teises riigis maailmas. Selles pole kahtlustki. Iisraeli meedias oli täna hommikul suur küsimus, kas turistaja tegutses Trumpi poliitika tõttu, eriti seoses Lähis-Ida sõjaga ja Iraaniga. Ma ei usu, et meil on sellele küsimusele praegu vastust. President ütles, et tema arvates ei olnud selle Iraaniga pistmist. Seos Iraani sõjaga ütles, et tegu on tõenäoliselt lihtsalt üksik tegutsejaga, kuid olen kindel, et lähinädalatel tuleb rohkem teavet välja. Ründajad tabati elusalt.
ta tehti kahjutuks, sai vigastada, kuid jäi ellu. Teda viiakse kohtu ette esmaspäeval, ütles Janine Pirro, kes on minu teada Washingtoni DC kohusetäitjast prokurör. Ja tead, me saame lähipäevil rohkem teavet. nii et Alex, pöörame nüüd Iraani teemale. Enne sealset atendaadi katset tühistas president Trump kohtumised Iraani ametnikega Pakistanis. Trump ütles laupäeval, et ta tühistas reisi Islamabadis seoses kõnelustega. Ta käskis Jared Kushmanil koju jääda, Steve Witkoffil koju jääda. Ma ei ole kindel, kas J.D. Vance pidi ka sinna lendama, aga vaatame seda videot. Sa ilmselt kuulsid, et me tühistasime reisi. Kõik kaardid on meie käes. Me ei kavatse kogu aeg 15 tundi lennukites edasi-tagasi sõita, et anda üle dokumenti, mis polnud piisavalt hea. Nii et me ajame asju telefoni teel ja nad võivad meile helistada, millal iganes soovivad. Ma ajan asju sellega, kes seda asja juhib. Nemad ei tea. Nad kaklevad omavahel. See tohutu sisetüli. Nad ilmselt võitlevad juhtpositsiooni pärast. Nii et Alex, ma arvan, et suur küsimus praegu on relvarahu staatus. President Trump ütles eelmise nädala keskel, et relvarahu pikendatakse, et need kõnelused saaksid toimuda. Nüüd neid kõnelusi ei toimunud. Tead, ma kontrollin pidevalt oma telefoni. Ma üritan pidevalt kuulata alarme, et näha, kas Iraan kavatseb taas proovida Iisraeli rünnata, kui USA otsustab tõepoolest Iraaniga uuesti sõtta minna. Mis on olukorra hetkeseis? Me oleme siin justkui teadmatuses. Muidugi. Tundub selge, et ükskõik millise dokumendi Ameerika Ühendriigid said, oli see väga jäik dokument, mis ei sisaldanud ühtegi järeleandmist, mida USA ootas. President Trump tühistas Woodcoffi ja Kushneri reisi Islamabadi. See on pikk reis, sinna on umbes 18 tundi sõitu. Ja ma arvan, et president Trump ütles selles kommentaaris, et ta räägib siin sisetülidest, mida te näete, et režiimi sees on tõsised lõhed. Ja teatatakse, et seal on vähemalt 3 suurt erinevat fraktsiooni. Esimene fraktsioon oleks ajatolladeks. Ja endiselt on teateid Moshe Taba Khamenei kohta, kes on ülemjuhi Ali Khamenei poeg. Ta krooniti ülemjuhiks, kuid keegi pole teda näinud. Kuulujutud jätkuvad, et ta on kas raskelt vigastatud, võib-olla kaotas jala, näovigastused ühel juhul, teisel juhul on ta surnud. Tema elu või teadvuse kohta pole visuaalset kinnitust saadud. Ühelt poolt on sul ajatollad, kes on religioossed fanaatikud. Nad usuvad, et tekitades rahvusvahelise kogukonnaga suure konflikti, suudavad nad esile kutsuda oma mahti 12 imaami tagasituleku. Need on religioossed äärmuslased. Teiselt poolt on sul sõjaline tiib, sul on Iraani revolutsiooniline kaardivägi, kes võitleb kontrolli pärast, neil on relvadeks. Nemad on need, kes kehtestavad kontrollpunkte ja takistavad Iraani kodanikel protestides üles tõusta. Ja siis teiselt poolt on sul poliitikud nagu president Pezeshkian, välisminister Arashki ja Iraani parlamendi spiiker Kalibrov. Ja on olnud kinnitamata teateid, et nad kõik on arreteeritud, eks ole, Iraani revolutsioonilise kaardiväe poolt. Nii et me ei tea isegi, kes juhib olukorda. Ja siis väljast poolt on sul Reza Ballovi, kes minu arvates on oma staatust tõstnud ja aktiivselt ringi liikunud. Ta oli just sel nädalal Euroopas. Ta pidas 2 suurt pressikonverentsi, kus osales üle 150 ajakirjaniku erinevates kohtades. Ta kritiseeris neid sotsiaalmeedia postituses, öeldes, et mitte keegi, mitte ükski neist ei küsinud küsimusi 40 000 Iraani tsiviilisiku kohta, kes tapeti enne sõda toimunud protestidel. Ta kohtus just parlamendi liikmetega. Tundub, et ta ütleb aeglaselt, kuid kindlalt õigeid asju. Ja tema positsioon tõuseb. Nii et sul on kõik need erinevad fraktsioonid ja keegi ei tea, kes neist esile kerkib. Ja mitmes mõttes näed sa praegu Iraanis revolutsiooni kujunemist, millel on teatud sarnasusi. Ilmselgelt on olukorrad väga erinevad, kuid on teatud sarnasusi 1978 aasta revolutsiooniga, kus kõik need jõud võistlevad nüüd võimu pärast juhi puudumisel. Eks Shah oli 1978 aastal võimu kaotamas. Lõpuks pidi ta minema eksiili. Siin on Ali Khamenei, ülemjuht, kes järgnes Homeinile, ajatollah Homeinilt, kes tuli pärast seda revolutsiooni. Khamenei on nüüd väljas ja kõik need fraktsioonid võitlevad tõsiselt võimu pärast ning keegi pole kindel, kes esile tõuseb.
ja seega, mida te siin näete, on see, et Trump paljastab nende läbirääkimiste kaudu kõik lõhed, kõik praod Iraani sees. Ta laseb olukorral ise areneda, kuid teeb seda teadlikult. Pärast suurt sõjalist kampaaniat, mis nõrgestas Iraani tohutult, hävitas nende naftakeemiatööstuse ja pani Pärsia lahele blokaadi, midagi ei lähe välja, midagi ei tule sisse. Nii et ta hävitab põhimõtteliselt kogu nende võimaluse igasuguseks tuluks. Nii et mis nüüd toimub, on see, et me hakkame nägema isegi Iraani revolutsioonilise kaardiväe puhul. Ja selle kohta on ka teateid, et keskastme komandörid ei saa enam palka. Ja seetõttu näed, et inimesed pöörduvad režiimi vastu. Nii et võib olla, et Trump ei kiirusta sõjaliste rünnakute juurde naasma, sest tegelikult tahetakse näha, kuidas Iraani rahvas ise tõuseb üles. Sa tahad näha, et kõik need sisemised struktuurid lagunevad. Ja me oleme selle kõige keskel. Kas me teame, kuhu see viib? Ei. Kas presidendil on õigus seda otsustada? Taastada sõjalised rünnakud, absoluutselt. Kas peaminister Netanyahu on valmis kohe tegutsema, kui president annab käsu? Absoluutselt. Ja ma olen kindel, et peaminister Netanyahu ja Iisraeli kaitsevägi tahavad kõrvaldada Iraanis need kõva joone pooldajad, kes seisavad tõelise kokkuvarisemise ja režiimi muutuse teel. Kaitseminister Israel Katz ütles sel nädalal, et Iisrael on valmis Iraaniga võitlust uuesti alustama ja ootab USA-lt rohelist tuld, et rünnata Iraani energiarajatisi ja sealset juhtkonda, mis iganes juhtkond seal Iraanis veel alles on. President Trump oli sel nädalal ka sotsiaalmeedias väga aktiivne. Oma platvormil Truth Social andes sisuliselt jooksva ülevaate, mis viis lõpuks delegatsiooni tühistamiseni Pakistani. Ta alustas nädala keskel või nädala alguses, öeldes, et Pakistani palvel ja kuna Iraan on näidanud mõningast liikumist, olen nõustunud vaherahu jätkama ka pärast kolmapäeva. Neljapäeval ütles ta veel, et meil läheb Iraaniga väga hästi. Asjad liiguvad õiges suunas, võib-olla on peagi häid uudiseid. Ja siis tuli reede. Ta tegelikult tühistas delegatsiooni. Aga nagu me videos nägime, jääb ta endiselt avalikult optimistlikuks, et midagi juhtub. Olgu need siis kohtumised, kohtumiste ärajäämine või telefonikohtumised. Aga nagu sa ütlesid, võib see kõik olla presidendi poolt öeldud selleks, et aeg on ameeriklaste, mitte iraanlaste poolel ja ta kavatseb kasutada ootamise strateegiat. Jah, ma arvan, et president ütleb siin, et aeg on ameeriklaste poolel. Ma mõtlen, et see näib olevat vastuolus tavapärase arusaamaga, eks? Sest Trump on ööpäevaringses meediatsüklis. Tal on ees vahevalimised. Tal on ametis olla vaid 2,5 aastat veel. Ta peab oma tegevuskava võimalikult kiiresti ellu viima. Iraanlased mängivad ellujäämismängu. Mida kauem nad suudavad seda venitada, seda paremad on nende võiduvõimalused. Ja nad loodavad ka, et Trumpi administratsiooni lõpus tuleb kas sõbralikum valitsus, näiteks demokraatide valitsus, kes demokraadid on tõestanud, et nad tüüavad iraanlastele vastu tulla, kus vähegi võimalik. Bideni administratsioon ja Obama administratsioon on teinud Iraanile tohutuid järeleandmisi. Kindlasti teeks sama ka Kamala Harris, teine demokraat, või võib-olla mõni alternatiivne, vabariiklane, libertaarne, vabariiklik administratsioon, kes lihtsalt ei taha Lähis-Idas kaasa lüüa. Või keegi, keda iraanlased arvasid, et nad suudavad paremini mõjutada kui president Trumpi, kes näitab, et ta on täielikult valmis Iraani ründama ja tagama, et Iraan ei saa tuumarelva. Nii et nad mängivad tikka mängu. Aga see, mida Trump selle blokaadiga teeb, surub ta tõesti viimastki, mis Iraani majandusest alles on. Ja te just nägite, et president Pezeshkian hoiatas, tegelikult ta ei hoiatanud, ta palus Iraani tsiviilisikutel kasutada vähem elektrit. Okei, nii et te näete, et isegi nende võime elektrijaamu kütusega varustada võib olla vähenemas. Kõik nende ressursid on otsa saamas. Nii et me näeme, mis järgmistel nädalatel juhtub. Trump tunnistab, et selle piiramise, selle sulgemise ja Hormuzi väina blokaadiga on Iraan tegelikult see, kellel aeg otsa saab. Nagu sa ütlesid, Alex, meil on Hormuzi väinas piiramine, Iraani sadamad on suletud, USA ei luba merel liikuda ühelgi Iraani laeval ega ühelgi Iraaniga seotud laeval.
Trump ütles ka eelmisel neljapäeval oma Truth Social platvormil, et ta on andnud USA mereväele käsu tulistada ja tappa tema sõnade järgi iga paat, mis selles piirkonnas liigub. Eriti pöörab ta tähelepanu nendele paatidele, mis võivad selles piirkonnas miine paigaldada. Samal ajal on seal miinitraalerid, USA mereväe laevad, kes presidendi sõnul ei kõhkle praegu väina puhastamast. Ta ütleb, et nad peaksid kolmekordistama oma jõupingutusi Hormuzi väinas miinide puhastamisel. jah, siin toimub palju erinevaid asju seoses väina sulgemisega. ühelt poolt toimub siin miinide puhastamise õppus ja näete, kuidas Ameerika Ühendriikide president ütleb, et see ei ole ainult USA merevägi. ta palub teistel riikidel tulla ja saata oma laevad Hormuzi väina miinidest puhastama. Kas nad teevad seda? Isegi Türgi on vihjanud, et nad võivad tulla ja puhastada Hormuzi väina miinidest. See ütleb, et vabadel riikidel on kohustus tagada siin vaba läbipääs. Nii et siin on see küsimus, et Trump tahab, et teised riigid tuleksid ja oleksid osa sellest operatsioonist, sest lõpuks vajavad nemad neid väinu rohkem kui Ameerika Ühendriigid. Sul on veel see probleem, et Iraani suunduvaid kaupu blokeeritakse ja Ameerika Ühendriigid pidasid ühe Hiina laeva kinni. Ja põhimõtteliselt öeldakse, et hiinlased üritasid Iraani sisse viia mõningaid mitte just kõige meeldivamaid kingitusi, olgu see siis võib-olla tahkekütus ballistilistele rakettidele. Me ei tea, mis see täpselt oli, keegi tegelikult ei ütle. Nii et see takistab taasrelvastumist. See takistab varude jõudmist Iraani. See on rahvusvaheline küsimus miinide kohta. Ja siis on veel nafta eksport, mida Iraan vajab. Ja Trump ütleb, et iraanlased kaotavad eksporditud nafta pealt päevas umbes 400 kuni 500 miljonit dollarit nafta ekspordist. Aga on veel üks asi nende naftamaardlate puhul. Kui nad ei saa neid tühjendada samal ajal, kui nad naftat pumpavad, siis juhtub see, ja see on see, mida ma loen. Ma ei ole ekspert selles, kuidas need nafta, keemia ja naftarajatised täpselt töötavad, aga on teateid, et põhimõtteliselt lakkavad need korralikult töötamast, kui nad ei saa naftat toota ja siis seda laevadele laadida. Nii et see, et midagi välja ei saa, võib pikemas perspektiivis hävitada Iraani naftatootmisvõimekuse. Alex, nagu sa ütlesid ja president Trump ütles seda ka Truth Socialis, Iraan on rahaliselt kokku varisemas. Nad tahavad, et Hormuzi väin avataks kohe. Nad on rahapuuduses, kaotavad iga päev $100 miljonit. Sõjavägi ja politsei kurdavad, et nad ei saa palka. SOS. Need on presidendi sõnad. Õige. Ja iraanlased, tead, nad võivad raha trükkida, aga küsimus on, mis selle raha väärtus on. $1 eest sai enne sõda umbes 1,2 miljonit reaali. Nii et tead, iraanlased võivad küll raha trükkida, aga selle raha ostujõud on praegu, ma tahaks öelda, et see on väärtusetustki väärtusetum. Ma ei teagi, kuidas seda veel öelda. Nii et isegi kui nad trükivad raha, et maksta välja IRGC-le, ei saa nad selle rahaga enam midagi teha. Nii et ma arvan, et varsti hakkad Iraanis nägema ka teiste kaupade puudust. Ja ma arvan, et küsimus on selles, et me peame lihtsalt jälgima, kuidas see strateegia välja kujuneb. Kas Iraani jõuab alternatiivseid relvi? Kas Iraani kurdid pääsevad üle piiri ja hakkavad aitama Iraani opositsioonil võidelda islami revolutsioonilise kaardiväe vastu? Kas nad toimetavad kohale need relvad, mida president Trump salapäraselt mainis, et saadetakse Iraani, kuid mida teised hoiavad enda käes? Kas mingil hetkel muudab Ameerika Ühendriikide president Reza Pahlavi suhtes meelt? Ta on kogu aeg öelnud, et tema arvates Reza Pahlavi ei ole see õige mees. Ta on tore mees, aga vaja on kedagi, kes oleks Iraanis koha peal. Ja võib-olla on see kõik lihtsalt suitsukate operatsioon, et jätta mulje nagu šahipoeg Reza Pahlavi ei oleks Ameerika käsilane. Nii et kui president Trump ütleb, et okei, meie arvates Reza Pahlavi ei ole see õige, aga Iraani rahvas nõuab seda, või tuleb see seestpoolt või väljastpoolt, mõnest muust allikast, siis võib-olla mingil hetkel Trump muudab meelt ja ütleb, et okei, jah, tundub ilmne, et Reza Pahlavi on see mees. Nii et ta teeb oma tööd väljastpoolt. Trump teeb oma tööd majandusblokaadiga. Majandusblokaad järgnes sõjalistele löökidele, mis kõrvaldasid suure osa tippjuhtkonnast
ja läbirääkimistel tulevad siin välja lõhed. ära unusta, et vaid mõned nädalad tagasi ütles Mossadi juht David Barney, et režiimi murdmise jõupingutused võtavad aega ja need toimuvad pärast sõjalise operatsiooni lõppu. nii et me hakkame nägema, kuidas see hakkab välja kujunema. Ma arvan, et kõik need kriitikud, kes ütlevad, et iraanlased mängivad Ühendriikidest ja president Trumpist üle, eksivad. ma arvan, et president Trump ütleb õigesti, kui ta ütleb, et praegu on kõik kaardid Ühendriikide käes. Iraanil pole enam eriti palju kaarte. Ja nüüd peame lihtsalt vaatama, kuidas see kõik välja mängib. Jah, täiesti nõus. Peame nägema, kuhu see viib. See pole kaugeltki läbi. Samal ajal tegeleme põhjas Iraani käsilasega, Hezbollahga, loomulikult Liibanonis. Ühelt poolt oli sel nädalal Iisraeli delegatsioon Ameerika Ühendriikides, kus Marco Rubio pidas otsekõnelusi liibanonlastega mingisuguse relvarahu või normaliseerimise teemal või midagi taolist. Tegelikult kuulutas president Trump sel nädalal seal välja 3-nädalase relvarahu. Ja samal ajal on meil Hezbollah. Ja Hezbollah rikub jätkuvalt igasugust relvarahu, mis Iisraelil Liibanoniga on. Ma ei oska isegi öelda, kui palju mürske Hezbollah nädalavahetusel tulistas. Eile õhtul, laupäeva õhtul ütles peaminister Netanyahu, et ta on andnud IDF-ile korralduse rünnata jõuliselt Hezbollah sihtmärke Liibanonis. Tema büroo teatas sellest laupäeva õhtul lühikeses avalduses. Nii et Iisrael ründab loomulikult Hezbollah terrorisihtmärke Liibanonis isegi vaherahu ajal, mis on meil lubatud. Siis rikub Hezbollah korduvalt vaherahu, tulistades miinipilduja mürske ja rakette Iisraeli põhjaosas asuvate kogukondade suunas. Tegelikult pole see eriti vaherahu, kuigi paberil on olemas pikendus, 3-nädalane pikendus, kuid olukord on praegu Iisraeli põhjaosas väga pingeline. Olgu, umbes nädal tagasi, kui me rääkisime, oleksin arvanud, et vaherahu Liibanonis püsib nende pikaajaliste läbirääkimiste tõttu ja vaherahu Iraaniga laguneb iraanlaste võimetuse tõttu jõuda kokkuleppele Ameerika Ühendriikide presidendiga. Ja siin me näeme, et Iraanis toimub tegelikult vastupidine asi. President tahab lasta majanduslikul blokaadil ise areneda ega kiirusta sõjalisi vaenutegevusi taastama. Aga siin, kui Iisraeli ja Liibanoni läbirääkimised edenevad ja tunduvad paljutõotavad, näeme, et Hezbollah ei taha, et see juhtuks. Nii et nad üritavad läbirääkimisi nurjata, tulistades Iisraeli pihta, näidates põhimõtteliselt, et nemad on tugevam jõud ja nendega tuleb arvestada. Liibanon, valitsus, te peate läbirääkimisi valitsusega, kes ei ole see osapool, kellega te sõjas olete. Iisrael on sõjas Hezbollahaga. See peab läbirääkimisi Liibanoni valitsusega. Liibanoni valitsus ei oma ega pole kunagi tõestanud suutlikkust Hezbollahat purustada. Hezbollah on ühelt poolt surve all, sest nende toetajad Iraan ei varusta neid enam relvade ega rahaga, eks? Siin tulebki mängu Iraani majandusblokaad. Hezbollahil pole raha, nad ei saa enam relvi. Süüria piiril oli varem Bashar Assad, endine Süüria president, kes oli samuti Hezbollahi toetaja. Ta toitus kaitseks Hezbollahile. Seetõttu lubas ta kasutada Süüriat maismaasillana, et Hezbollah saaks relvastuda ja varusid täiendada. Süürias on Al-Shara, kes pole mingi sõber. Al-Shar ei ole Iisraeli sõber, aga ta on Hezbollah vaenlaneks. Just Hezbollah nõrgenemine võimaldas Al-Sharal sekkuda. Ja tegelikult oleme näinud teateid, et Al-Shara ja tema väed on nurjanud mõned salakaubaveo katsed Liibanoni, on konfiskeerinud relvi, avastanud tunneleid Süüria ja Liibanoni vahel. Nii et praegu on mu vaenlase vaenlane, ma ei tea, kas tahaksid öelda sõber, aga kasulik Hezbollah nõrgestamisel. Ja teiselt poolt survestavad Hezbollah'd diplomaatilised pingutused Liibanoni ja Iisraeli vahel. Fakt, et see Liibanoni valitsus ja valitsuse juhid, president Joseph Aoun, kes on kristlane, püüavad selles riigis taas kehtestada oma kontrolli Hezbollaha üle. Nüüd selle läbirääkimise ajal pole nad Iisraeli kohta häid sõnu öelnud, isegi kui nende suursaadik istub laua taga otse Iisraeli suursaadiku Jehil Leiteri vastas. Hüppame nüüd edasi, kui saame. Vaatame videot Washingtonis möödunud nädalal toimunud delegatsioonidest.
Meil oli suurepärane kohtumine Liibanoni ja Iisraeli kõrgete ametnikega ja me arvame, et Liibanoni president ja Iisraeli peaminister tulevad siia järgmise paari nädala jooksul. Nad on nõustunud veel 3 nädalaks, ma arvan, relvarahuga ehk tulistamise lõpetamisega. Vaatame, loodame, et see juhtub. See ei juhtu selle aja jooksul, aga neil on vaja mõelda ka Hezbollahile. See annab kõigile aega jätkata tööd selle nimel, et saavutada püsiv rahu. 2 riigi vahel, kes tahavad rahu, on mõlemad langenud sama terroriorganisatsiooni ohvriks. Terroriorganisatsiooni, mis on kahtlemata teinud Iisraeli ohvriks, aga on teinud ohvriks ka Liibanoni rahva. Liibanoni rahvas väärib elamist riigis, mis on rahulik ja jõukas. See oli väga positiivne kohtumine, aga Alex, nagu sa ütlesid, liibanonlased ei ütle ikka veel Iisraeli kohta häid sõnu, isegi kui nad on Washingtonis koos ühes ruumis. Noh, nad kardavad oma elu pärast, eks. Kui nad ütlevad, et Iisrael on meie sõber, siis nad kardavad, et neid võidakse tappa. Praegu pole neil muud valikut, kui olla läbirääkimiste laua taga. Tõenäoliselt sellepärast, et Ameerika Ühendriikide president pakub neile soodustusi. Miljardite dollarite ulatuses rahastamise osas, samamoodi nagu Ameerika Ühendriikide president andis miljardite dollarite väärtuses sanktsioonide leevendust Al-Sharale Süürias. Liibanoni valitsus loodab, et kui nad saavad Ameerika Ühendriikidelt väga hea rahalise paketi, siis see annab neile jõu. On olemas majanduslik mõjuvõim, on olemas sõjaline mõjuvõim. Liibanoni armeel ei ole sõjalist mõjuvõimu. Nad loodavad, et Liibanoni valitsus suudab saada majandusliku mõjuvõimu ülesehitamiseks. Ja neid sunnitakse läbirääkimistesse Iisraeli riigiga. Ma ütleksin, et ka Iisraelis sunnitakse tegelikult nendesse läbirääkimistesse. Loomulikult näeb Iisrael neid pikaajalisi eeliseid, eks. Kui Hezbollahit saab tegelikult survestada, kui Iisraelil säilib õigus tulistada Hezbollah pihta isegi relvarahu ajal, mis tähendab, et sa sisuliselt määratled relvarahu tähenduse ümber. Muidugi, Hezbollah ei ole tegelikult selle kokkuleppe osapool. Nii et kui sa ütled relvarahu Liibanoni ja Iisraeli vahel, siis Hezbollah ei tunnista seda relvarahu. Aga Iisraelil säilib õigus tegutseda. Tõsiasi, et Hezbollah on nii palju nõrgenenud, on ainus asi, mis tegelikult võimaldab Liibanoni valitsusel osaleda nendel läbirääkimistel Iisraeliga. Tõsiasi, et teil on Mike Huckabee, kes on Ameerika Ühendriikide suursaadik Iisraelis, kes on lennanud Washingtoni, me ei teadnud täpselt milleks. Nüüd näeme, et ta hakkab neis läbirääkimistes osalema. See on ilmselt ülesanne, mille eesmärk on veenda peaminister Netanyahut ja teisi nende kõneluste jätkamise väärtuses, sest ilmselgelt esindab Iisraeli siin Yehil Leiter. Ta on Ron Dermerile väga lähedane. Tal on peaministri tähelepanu nende läbirääkimiste osas, aga te tahate, et oleksime kaasatud. Ma arvan, et Ameerika soovis, et oleks teinegi silmapaar ja kõrvapaar osapool nendes läbirääkimistes, kellel oleks Netanyahu usaldus ja austus. Seepärast saavadki nüüd Ameerika suursaadikud nii Liibanonis kui ka Iisraelis nende kõneluste osaks. Need kõnelused jätkuvad isegi kui Iisraeli ja Hezbollah vahelised lahingud jätkuvad. Ja tundub, et Hezbollah tuleb veel veidi rohkem nõrgestada. Jah, täiesti nõus. Liibanon pidi selle juba 2006 aastal pärast teise Liibanoni sõja lõppu ära tegema. Seda pole juhtunud. Peame nägema, kuhu see viib. Iisraelil on muidugi rahuleping meie naabrite Jordaania ja Egiptusega ning võib-olla ühel päeval ka Liibanoniga, kuid Hezbollah on seal endiselt ettearvamatu tegur. Ja jääb näha, kas Joseph Aoun on samal ajal öelnud, et ta ei soovi peaministriga kohtuda. Umbes nädal tagasi oli teateid, et need 2 liidrit võivad peagi Washingtoni lennata. Tundub, et need teated olid natuke enneaegsedeks. See tähendab, et need läbirääkimised peavad protsessis veel veidi edasi minema. Oleks huvitav näha, kas Aoun võtaks tegelikult koos Netanyahuga osa kohtumisest, et näha sellist käepigistust Valge Maja murul. See oleks kindlasti, ma arvan, et see oleks läbimurre Lähis-Idas ja lihtsalt järjekordne edasiminek Iisraeli ja nende teiste riikide suhetes, kes on varem pidanud end Iisraeliga konfliktis olevaks. Marco Rubio ütleb seda kõige paremini, et Iisraelil ja Liibanonil on sama vaenlane. Vaenlane on Hezbollah.
kui Hezbollah pildilt eemaldada, tegelikult ei ole mingit põhjust, miks Liibanon ja Iisrael ei peaks suhteid normaliseerima. nüüd on ka küsimus, mis saab sellest piirkonnast Litani jõest lõuna pool, mille Iisrael on puhastanud. Samal ajal ütleb Iisrael Liibanoni kodanikele, ärge tulge tagasi, ärge lähenege Litani jõele, ärge tulge tagasi. On olnud teateid, et nad üritavad lõuna poole tagasi minna. Tead, samal ajal hoiab Iisrael seda puhvertsooni ja küsimus on, mis sellest saab. On olnud juttu, et võib-olla võiks sellest saada majandustsoon, mida Iisrael kaitseks sõjaliselt, kuid tsiviilisikutel ega Hezbollahil ei oleks enam võimalik Litani jõest lõuna poole minna. Alex, ma tahaksin siin teemat vahetada kui võimalik. Tead, me oleme valimiste hooajal. Seaduse järgi peab Iisrael korraldama parlamendi valimised, Knesseti valimised hiljemalt oktoobriks. Praegu on aprilli lõpp, nii et peame nägema, kuidas see kõik välja kujuneb. See võib juhtuda järgmise 90 päeva jooksul, tead, 90 päeva jooksul või võib olla alles oktoobris. Peame nägema, mida peaminister Netanyahu teha soovib. Ta võiks kuulutada välja valimised ja siis võiksime need pidada 90 päeva pärast. Aga nädalavahetusel tulid teated, et rahulolematud, ma nimetaksin neid nii, Likudi liikmed võivad olla moodustavad mingisuguse eraldiseisva partei. Ma ei tea, kas sa tahad seda nimetada parempoolseks parteiks, paremtsentristikuks või millekski muuks. Seal on erinevad tegelased, kes on olnud Likudis palju aastaid, sealhulgas Knesseti liige Julie Edelstein. Sul on Shiren, Haskel Gideon Saari Uue Lootuse parteist ja teisi, kes võib-olla ei ole rahul peaminister Netanyahuga, kuid siiski tahavad jääda poliitilise spektri paremale poolele. Mida me teame sellest uuest võimalikust, nagu nad siin nimetavad, Likud B-st või Likudi B-meeskonnast? Mida me teame sellest võimalikust uuest parteist? Esiteks on see kindlasti B-meeskond, see ei ole A-meeskond, eks. Need ei ole Likudi superstaarid. Mingil hetkel olid mõned neist nagu tõusvad tähed Likudis, aga me oleme seda varemgi näinud. Me nägime, kuidas Gideon Saar eraldus ja moodustas Uue Lootuse partei. Me nägime, kuidas Karon eraldus Likudist ja moodustas uue partei. Ja need parteid, nad võivad pääseda Knessetisse, sest Likudi eelvalimiste süsteem töötab nii, et ainus viis nimekirjas tõusta on see, kui inimesed hääletavad sinu poolt eelvalimistel. Nii et tead, paljudel neist Likudi Knesseti liikmetel on oma väikesed toetajaskonnad ja nad saavad osa sellest baasist endaga uude parteisse kaasa võtta. Tead, me oleme seda varem näinud ja mis kõigil neil juhtudel juhtub on see, et see partei pääseb Knessetisse, nad teevad suure kära ja järgmistel valimistel on nad Knessetist väljas ning tulevad tagasi, tead, saba jalge vahel, roomavad tagasi Likudi ridadesse nagu Gideon Saar, kes on nüüd välisminister, sest tuli tagasi parteisse. Aga jah, käes on valimiste hooaeg. Ma ei usu, et praegu tulevad erakorralised valimised. Tõenäoliselt toimuvad need nii hilja kui võimalik, see on 27. oktoober. Inimesed ütlesid, et see valitsus on kõige ebastabiilsem, kõige killustatum ja kukub varsti kokku. See on ainus valitsus viimaste aastate jooksul, mis on ametis olnud kogu oma 4-aastase ametiaja. Mis minu arvates on peaminister Netanyahu jaoks suur poliitiline saavutus. Ja stabiilsus, mida Iisrael on vajanud selle sõja ajal, mis on nüüd kestnud üle 2,5 aasta. Kuid te kuulete palju poliitilist käärimist. Te näete erinevad moodustisi, kas siis rahulolematutest Likudi liikmetest, kes näevad oma kohti Likudi nimekirjas vähenemas, nagu ka nende positsioon Likudi nimekirjas vähenemas. Nii et nad tahavad näha, kas nad suudavad midagi muud moodustada. Räägitakse rohkem Naftali Bennetti või Gati Eisenkoti esile kerkimisest. Ja praegu näeme ka igasuguseid erinevaid küsitlusi. Sel nädalal oli Kanali 12 küsitlus, mis näitas, et opositsioon sai 70 kohta. Aga siis näeme Kanali 14 küsitlust, mille viis läbi Shlomo Filber. Ja ma ütleksin, et Shlomo Filber on Iisraeli küsitlejatest see, kellel on paljude valimiste jooksul olnud kõige parem tulemus poliitilise kaardi mõistmisel. Just tänu sellele, kuidas ta küsimusi esitab. Tema küsitlused on sageli olnud valimistulemuste tegelikule tulemusele kõige lähemal. Ja ta näitas oma viimases küsitluses, mille avaldas Kanal 14, see oli Kanal 14 küsitlus, et koalitsiooniparteid saaksid 66 kohta, mis tähendaks järgmisel valitsusel taas väga puhast ja tugevat koalitsiooni. Nii et te näete palju küsitlusi, te näete palju poliitilisi manöövreid. Ma arvan, et te näete ka uute parteide moodustamist, mis ei ole selles Knessetis isegi esindatud, mis võivad hõlmata
inimesi nagu Ofer Winter, kes tuleb Iisraeli kaitseväe parem tiivast ja soovib moodustada poliitilise partei, Amir Avivi liikumisest Bidhonistim, kes võib samuti proovida moodustada poliitilise partei. nii et me veel täpselt ei tea, kes kandideerivad, aga me teame, et käes on valimishooaeg. ma olen mures, et poliitiline diskursus siin Iisraelis saab järgnevatel kuudel olema täiesti õel. Teil on kogu valu 5 valimistsüklist, mis viisid selle valitsuseni, kohtureformide valu ja siis 7. oktoobri valu. Lisaks veel see, et teil pole isegi uurimiskomisjoni. Ja praegu arutab ülemkohus juhtumit selle üle, kas kohus võiks sundida valitsust moodustama uurimiskomisjoni. Valitsus ütleb, et jah, uurimiskomisjon on vajalik, kuid see peaks toimuma alles pärast sõda. Sõda aga venib edasi. Ja siiski peaminister Netanyahu reitingud on endiselt kõrged. Kõigist oma võimalikest vastastest ees, sealhulgas Eisenkotist, sealhulgas Bennist. Kõikides küsitlustes 14-12. Eriti peaministri sobivuse küsimuses. Nii et isegi kui partei tasandil on sul see olukord ja see on parlamentaarne süsteem, kus inimesed ei hääleta otse peaministri poolt, vaid hääletavad erakondade poolt. Nii et võid näha, kuidas erakonnad muutuvad. Võid näha erinevaid koalitsioonikatseid, mis püüavad takistada peaminister Netanyahu valitsuse moodustamist. Nagu nägime eelmistel valimistel, kus Naftali Bennettist sai peaminister vaid 5% rahva häältega, sest parlament moodustas sisuliselt blokeeriva koalitsiooni. See oli parlamendi pööre, et takistada Netanyahul saada peaministriks. Samal ajal on peaminister Netanyahu taas küsitlustes kõige sobivam kandidaat peaministriks Iisraeli elanike arvates. Alex, möödunud reedel avaldas peaminister Netanyahu, et ta läbis väga varajases staadiumis avastatud eesnäärmevähi ravi. Ta ütleb, et on täielikult paranenud. Ta viivitas selle teatega Iraaniga seotud sõja tõttu. Loomulikult soovime peaministrile ainult tervist. Rääkides sellest poliitilisest vaatenurgast, kuidas sa arvad, et valijad reageerivad? Ja mulle ei meeli seda isegi küsida, sest tervis on kõige tähtsam. Aga kuidas sa arvad, et valijad reageerivad uudisele, et peaministril oli vähk? Tundub, et ta on täielikult paranenud, aga kas see mõjutab valijaid? Ja mida sa arvad sellest olukorrast seoses peaministri tervisega? Me teame, et peaministril oli suur operatsioon. Ta läks haiglasse, et eemaldada sisuliselt eesnääre või eemaldada kasvaja eesnäärmest tol ajal. Tead, ma oletasin, et see on tõenäoliselt vähkkasvaja, kuigi seda ei olnud välja kuulutatud. Sest kui see oleks lihtsalt suurenenud, siis sõja ajal sa ei läheks operatsioonile. Aga peaminister Netanyahu läks sellele protseduurile, sellest teatati. Nüüd teatatakse esimest korda, et ta sai kiiritusravi. Ja see kiiritusravi oli sellele operatsioonile järgnev ravi. See tähendab kas seda, et eelnevalt eemaldatud moodustis oli vähkkasvaja ja vähk võis tagasi tulla, või et see oli vähieelse seisundiga, kuid nüüd olid märgid vähist. Ja Netanyahu on saanud kiiritusravi, on olnud inimesi, kes on teatanud, et peaminister pole viimasel ajal hea välja näinud. Nüüd viimaste nädalate jooksul on ta hakanud paremini välja nägema. Aga mõned kuud tagasi ütlesid inimesed, et peaminister nägi väga väsinud välja. Ja nüüd on avalikuks tulnud, et võib-olla osa põhjusest, lisaks kõigele muule, millega peaminister tegeleb, sealhulgas sõjapidamine, on sõda 7 rindel. Ta sai kiiritusravi. Nii et sul on peaminister, kes juhib sõda, juhib koalitsiooni, mis ähvardab ta igal hetkel ametist kõrvaldada. Sul on opositsioon meedias. Sul on kohus, mis blokeerib valitsuse samme. Sul on prokuratuur, mis paneb ta kohtu alla, kus ta peab minema tunnistusi andma. Ja samal ajal saab ta kiiritusravi. On raske mõista, kuidas ükski inimene suudab nii palju läbi elada ja nii paljude erinevate asjadega korraga toime tulla ning seda teha kõige kõrgemal tasemel, kus panused on nii kõrged. Esiteks loodame, et peaminister on praegu terve, et ta ongi terve. Et ta on paranenud nii sellest, mis tema eesnäärmest toimus, kui ka kiiritusravi kahjulikest mõjudest. Mis tead, ma arvan, et muudab peaministri palju nõrgemaks, kui oleksid lootnud. Loodan, et peaminister tunneb end nüüd piisavalt tugevana, et oma ülesandeid täita.
seega peab peaminister olema terve. sul peab olema peaminister, kes suudab täielikult keskenduda käesolevatele ülesannetele. Seetõttu jätkab Ameerika Ühendriikide president Herzogile surve avaldamist, et too annaks armu. Et peaminister ei peaks ka enam selle kohtuprotsessiga tegelema. Mis puudutab seda, kuidas see mõjutab valijate tundeid, viimased küsitlused näitavad taas, et Netanyahu on kõige sobivam. Ma arvan, et see episood paljastab ja osa sellest, millest me varem rääkisime seoses võimaliku eraldi parteiga Likudis, on järglusplaan, eks? Tead, peaminister ei ole noor. Ta vananeb. Selle ametiaja jooksul paigaldati talle südamestimulaator. Selle ametiaja jooksul eemaldati tal eesnääre. Nii et kuigi ta ütleb, et on täiesti terve, on selge, et ta on vanem ja mitte enam nii terve nagu varem. Ja on tõsiseid küsimusi selle kohta, kes võiks peaminister Netanyahut asendada nii tema enda Likudi parteist kui ka väljaspool Likudi parteid. Ma ei usu, et parempoolses leeris oleks kedagi, keda avalikkus usaldaks ja sobivaks peaministriks peaks peale peaminister Netanyahu. Ja taas me näeme, mis saab enne neid valimisi, mis tõenäoliselt toimuvad oktoobris, kui mitte varem. Ja Alex, ma tahan tänase saate lõpetada rääkides Palestiina omavalitsusest. Palestiina omavalitsus korraldas esimest korda 2 aastakümne jooksul kohalike omavalitsuste valimised Juudamaal, Samaarias ja Gazas. Kui olulised need valimised on? Samuti tuletame meelde, et Palestiina omavalitsuse presidendi valimised, kus Mahmoud Abbas valiti, toimusid 2000-ndate alguses. Ma arvan, et ta on nüüd umbes 20. aastal oma 4-aastasest ametiajast. Mida tähendavad Palestiina omavalitsuse kohalike omavalitsuste valimised ja kuidas see mõjutab Palestiina omavalitsuse juhtkonda edaspidi? On raske täpselt öelda, kuidas see mõjutab suuremat poliitikat nii Palestiina omavalitsuse sees kui ka kindlasti Palestiina omavalitsuse ja Iisraeli vahelisi suhteid. Nii palju, kui ma esialgsetest tulemustest nägin, on paljud nooremad kandidaadid valimistel kohti võitnud. Nii et mõnes omavalitsuses näeme traditsioonilise hõimustruktuuri murdumist. Ja me näeme püüdlust noore juhtkonna poole, mis üldjoontes näib olevat rahulolematu vähemalt Palestiina omavalitsuse valitsemise korruptsiooni aspektiga. Nii et Palestiina omavalitsuse puhul on Iisraeli seisukohalt põhimõtteliselt 2 küsimust. Ühelt poolt on pidev vägivallale õhutamine, on olemas enne tapmise eest tasustamise poliitikad, kus kuni 7% Palestiina omavalitsuse eelarvest läheb väidetavalt märtrite fondi, vangide fondi, põhimõtteliselt makstakse palka toetusi vangis olevatele terroristidele, toetusi nende peredele, kelle pereliikmed tapeti esimese astme mõrva toimepanemisel. Teiselt poolt on korruptsiooni aspekt, kus räägitakse miljardite ja miljardite dollarite suunamisest abina Palestiina omavalitsusele. Ma mõtlen, et see on üks halvimaid petuskeeme kaasaegse geopoliitika ajaloos, kus Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid, ÜRO, USAID ja teised lihtsalt suunatakse miljardeid dollareid sisse ja Mahmoud Abbas ning tema kaaslased saavad miljardärideks, eks. Mahmoud Abbas lendab ringi eralennukiga. Ta on miljardär, tema pojad on miljardäärid, Yasser Arafat oli miljardär. Kuidas on võimalik, et need vabadusvõitlejad on miljardäärid, eks? Sest tegelikult on nad seotud kohutava korruptsiooniskeemiga, kus raha tuleb sisse ja nad saavad iga lepingu pealt altkäemaksu. Mahmoud Abbas, ma lihtsalt selgitan, kuidas see kontseptuaalselt toimib, eks. See on küll konkreetne näide, aga räägin siin kontseptuaalsest raamistikust. Mahmoud Abbas läheb rahvusvahelise kogukonna juurde ja ütleb, et meie koolides on vaja konditsioneere. Koolides pole lastel konditsioneeri. Kas me saame raha? Ja äkki tulebki $300 miljonit koolide konditsioneeride jaoks. Ja Mahmoud Abbas sõlmib lepingu oma nõbuga, et varustada kõik koolid konditsioneeridega. Ja Mahmoud Abbas saab altkäemaksu. Muidugi. Nii töötab Palestiina omavalitsus. Ja see, mis siin toimub, ongi see. Nendel kohalikel valimistel on sellele natuke vastureaktsiooni. See oli esimene kord, kui sellised kohalike omavalitsuste valimised toimusid ja seda ainult seetõttu, et Ameerika Ühendriigid nõuavad uusi valimisi. Mida see muudab vägivalla õhutamise osas palestiinlaste hoiakutes Iisraeli suhtes?
see jääb veel näha, kindlasti on olemas erinevad fraktsioonid. On fraktsioone, kes tunnistavad, et Iisrael on tugev ja et terrorism pole palestiinlastele midagi positiivset toonud. Tegelikult muudab see nende majanduslikku olukorda ainult raskemaks ning nende majanduslik olukord võiks paraneda, kui suhted Iisraeliga oleksid mingil määral normaliseeritud. Kas see tähendab, et nad lõpetavad vägivalla õhutamise? Tead, see kõik jääb veel näha. Kas võib toimuda suur muutus? Peaminister Netanyahu on põhimõtteliselt öelnud, et Iisraeli ja Palestiina konflikti saab lahendada väljastpoolt sissepoole. Siin tulevadki mängu need läbirääkimised Liibanoniga, siin tulevadki mängu Abrahami kokkulepped. Siin tulebki mängu selle Iraani terroritelje nõrgestamine. Kui näed, et Iraani telg laguneb, siis Hamas on osa sellest Iraani teljest. Sa näed, kuidas Hamasi survestatakse. Tundub, et Hamas ei olnud nende kohalike valimiste suur osa, nagu on teatatud. Mis on huvitav, sest enne 7. oktoobrit, mis oleks juhtunud, kui kohalikel valimistel oleks Hamas võimu saanud? Paistab, et nad on sellest eemale jäänud. Jällegi, ma ei ole kõigi siinsete Palestiina sisemiste protsesside asjatundja. Aga tundub, et see on Hamasi tagasilükkamine, keda survestatakse ning ka Mahmoud Abbasi ja tema võimu koondamise tagasilükkamine. Ja vaatame, kas selle sõja suhtes on siin mingisugune uuem reaktsioon ja liikumine normaliseerumise suunas. Ära unusta, see oli vaid mõned kuud tagasi. Need teated mõnest neist klannidest, näiteks Hebronis, kus just sel nädalal toimusid kohaliku omavalitsuse valimised, kus mõned klannid ütlesid, me tahame lahku lüüa Palestiina omavalitsusest ja oleme valmis normaliseerima suhted Iisraeliga. Vaatame siis, kas need valimised näitavad uut põlvkonda, mis on endiselt samasugune, või kas seal on mingi pragmaatilisus, mis tunnistab, Iisraeli suveräänsus on ülim ning suhete normaliseerimine suveräänse Iisraeliga võiks tuua majanduslikku kasu nii iisraelastele kui ka territooriumitel elavatele palestiinlastele. Näeme, mis edasi saab, Aleksei, aga see on kõik, milleks meil sel nädalal saates Jeruusalemm selles aega on. Josh Heston siin, JNS Newsi korrespondent, koos JNSi tegevjuhi Alex Freemaniga. Me oleme JNSi meediakeskuses Jeruusalemmas, Iisraeli riigi ja juudi rahva pealinnas. Tahan tänada inimesi, kes on siin puldi taga, kulisside taga ja teevad JNSis nii palju tööd. Ja ärge unustage tellida, saatke meile super tänu ning vaadake kogu imelist programmi, mida JNS TV pakub. Ja muidugi külastage jns.org, et saada kogu värskemat uudist Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Kohtume teiega järgmisel nädalal siin saates Jeruusalemma võõrastemaja.